Tänane lahutustund numbriga 17. Meil on kaks teemat. On siis esimesena arutlusel Saaremaa värav või nii-öelda tähis ja alternatiivina Väikese väina torni või selle masti idee siis nii-öelda Saaremaa kui turismi sihtkoha arendamise mõttes ja teine teema elektritõukurite ohtlikkus, mis siin taas kord viimasel ajal on väga aktuaalne. Mina olen Raul, liinil on veel Ain Allar ja täna külalisena Heiki, kes selle esimese teema juures siis on üks nii-öelda huvitatud isik ja aitab meil seda teemat avada. Ja pikema jututa läheks edasi ja sissejuhatuseks siin üks hiljutine avarii Tallinna ringteel, kus suhteliselt sirgel neljarajalise teelõigul veok sõitis otsa aeglasemalt liikuvale laadurkopale. Ja see on võib-olla jälle meeldetuletus eelmisest aastast, kui meil oli midagi analoogselt Pärnumaateel juhtumas, kus oli aeglaselt liikuv rekka ja millele buss otsa sõitis. Need on sellised sarnased juhtumid ja need juhtuvad just sellistel monotoonsetel laiadel teedel, kus siis on selline suurem liiklusvoog, suuremad kiirused, aga siis satub sinna vahetevahel mingi aeglasem objekt või ka seisev objekt ja selle tagajärjel siis tekivad kokkupõrked. Ma nagu täiendan sellele su aeglasele objektile, et siin on õnnetus ka selles, et kaetud peenar, sõiduraja ja piirde vahel on liiga kitsas. Et tegelikult oleks loogiline, et selline aeglane liikleja ei roni sõidurajale, vaid venib vaikselt nagu seal peenra peal. Nagu teame, ega peenar ei ole liiklemiseks mõeldud. Peenar võib olla heal juhul hädapeatumiseks, aga kui me nii-öelda reegleid loeme, siis sõidetakse sõiduteel ja pidev joon tähistab siis sõidutee serva. Allar tahab ka kommenteerida. Ja selle õnnetuse kommentaariks tahaks öelda, et juhtus siis selline loll lugu, et see veoauto, kes selle ära äästas, et sõitis teise auto tuules ja reageerimisaeg oli olematu ja nii ta ära kokses. Ehk siis eelmine masin tegi viimase hetke möödasõidu ja selle tõttu oli järeltulija jaoks kõik väga ootamatu. Aga siinjuures ma täiendaks ühe momendi, et Euroopa poole pealt on surve või soov või plaanid lubeda sihukest asja nagu platooning ehk kolonnis rekkade sõitmine rekkade vahega ainult 10 meetrit, eeldusel, et need rekkad omavahel juba autoga suhtleb, et nii kui esimene näiteks pidurdab, siis on see pidurdamine automaatselt ka kolonni järgnevatel, aga täna Euroopas kõigi riikide liikluseeskirjad või liiklusseadused peaksid seda veel takistama. Et täna reguleeritakse, eks ole, 2 sekundit või meil isegi 3, mida ei kontrollita vahekaugust, aga see siht on nagu minna veel lähemale, et ainult 10 meetrise vahega see pidi oluliselt kütust säästma. Ja seda kütuse säästu meil otsitakse ja meil ju Eestis nüüd hakkavad liikuma ka need eriti pikad ja raskemad rekkad. Aga võib-olla selle teema juurde täna kinni jääks, et meil on teised põhiteemad vaja arutada, et Allar, sul on veel käpp üleval.
et miks ma tahtsin seda sissejuhatusena sellesse meie päevateemasse tuua, on see, et liiklusohutuses üks olulisemaid asju on konfliktide välistamine või siis nende leevendamine ja need konfliktid, et see on üks oluline printsiip ja need konfliktid on siis liikumissuunas, mis võib olla nii vastassuunaline kui ka siis ristuv, aga ka kiiruse erinevuses, et me võime samas suunas küll liikuda, aga meil on oluliselt erinevad kiirused, et kui ühe sõiduki kiirus on 30 ja teine 100, siis sisuliselt sellele esimesele otsasõitmisel kiiruste vahe on 70 ehk sisuliselt nagu sõidaks 70-ga seina, betoonseina. Ja lisaks siis ka massi erinevused. Aga väga oluline on ka funktsionaalne siis konflikt, et kas meil on eesmärk sõita pikka maad, liikuda linnast linna või me otsime pea laiali mingit sihtkohta. Ja see on nüüd see koht, kuhu me jõuame kohe järgmises teemas, et siis siin sissejuhatuse kokkuvõtteks, et see homogeensuse printsiip on üks olulisemaid liiklusohutuse printsiipe ja selle juurde käib siis see konfliktide välistamine. Ja kui neid ei ole võimalik välistada, siis leevendamine, mis üldjuhul tähendab seda, et siis on vaja kiiruseid saada alla ja neid nagu ühtlustada. Aga nüüd küll läheks siis selle päeva teema juurde ja siin võiks siis Ain ja Heiki teha sissejuhatust ja rääkida, milles on asi. Kõigepealt algatuseks, et asi on Väikse Väina tammist, me teame, kus on Virtsu, me teame, kus on Kuressaare, nende kahe vahele mahub väike Muhu saarekene. Muhu ja Saaremaa vahele istub Väikse Väina tamm. Ja nüüd seda me näeme siin pildi peal selle tammi all nurgas on meie huviobjekt, lähme järgmisele. Ja siin on kaks konkureerivat ideed sellele Väikse Väina tammile. Vallavalitsuse idee on teha tammi keskele, kus on täna laiendus olemas, teha sinna parkla ja panna suur taies Saaremaa silt, defineerimata veel täpselt, mis asi see silt on ja sinna juurde siis parkla taskus ja võimalikud mingisugused teenindusletid, kui sinna juurde midagi teha. Nii, ja alternatiiv idee on siis Väikese Väina seltsil, mida Heiki Hansoo siin esindab, vana kõrgepingeliin, millelt liinid on ära võetud, sest elekter viidi kaablisse ja tegelikult selle masti üks või täpselt võttes siiski kaks jalga on tee maa-alas. Elering on valmis selle masti vanarauaks viima, aga siin on analoogiline olukord nagu Tallinnas Putuka väilal. Lõpuks jõuti järeldusele, et üks mast võiks siiski alles jääda, siis sellel Väikse Väina seltsil on terve rida ideid, millest me jõuame natukene ka täna näidata, mida selle mastiga teha. Ja täna Transpordiamet peab nüüd neid meie selle Väikse Väina seltsi ideid mõnevõrra ohtlikumaks kui vallavalitsuse ideid. Ja selle elektrimasti nii-öelda külalised on kavandatud kõik niimoodi, et nad ei peatu seal masti lähialas, vaid peatumiskoht on 1,5 kilomeetrit edasi Saaremaa poole. Seal on selline huvitav parkla teest eemal, mida Õ-parklaks nimetatakse. Heiki oskab seda nüüd täpsemalt seletada, et miks just Õ või kuidas, aga praegu me saame minna järgmise slaidi peale, kus on nüüd vallavalitsuse poolt välja toodud 2 varianti ja ülemine variant nendest on siis selline, mida Transpordiamet eelistaks. Siin on nüüd näha selgelt, et see teenindab ainult mandrilt saare peale minevat suunda, mis on ka loogiline. Ja selle tee kõrval on näha parkimiskohad
ja otse ees on siis must joon, mis viitab sellele sildile või mis iganes sinna tuleb, seda minul nagu täpsemat ideed ei ole, et mida need sinna tahavad panna, aga nendel on ka teine variant tehtud, kus mõlemalt poolt ligipääseks, aga selle teise variandi puhul tekib siin igal juhul nagu tagasipöörde moment ja teisest küljest, kui me oletame seda, et selle sildi külastaja on siiski Saaremaale tulija, siis ka minu eelistus kaldub selle ülemise variandi poole. Nii, lähme edasi. Ja siin on nüüd näha selle seltsi poolt toodud ideed, mida selle mastiga teha võiks. Saaremaa sildi asemele sobiks kas see muistne vägilane sinna kombineerida selle masti ümber või teha sellest ankur, aga kolmas ja võib-olla atraktiivsem variant on linnuvaatlustorn. Siin võib rääkida veel pikalt sellest, et mismoodi seda torni kasutust korraldada, aga kuna elektriliinid olid seal kõige suurem oht oli lindudele ja sealt tegelikult väiksest väinast läheb üle mingisugused linnurände koridorid, nii et selles mõttes selline linnuvaatluse idee ei ole minu meelest siin üldse paha, kuigi väidetavalt on Saaremaal neid linnuvaatlustorne, kus lindude liigiline valik on palju mitmekesisem veel olemas ka mujal. Nii et aga ma siin rohkem praegu ei peatuks. Kas sa, Heiki, tahad midagi täiendada hetkel? Tere kõigile, suur au on siin teiega arutada seda teemat. Tõepoolest, võib-olla selles masti kohta ütleks kohe niimoodi, et meil on selline plaan, et see saaks praktilist kasutust kahe funktsiooniga. Et need on praegu lihtsalt inimeste enda loodud AI sellised fantaasiad, et milliseid võimalusi selle masti kasutuselevõtt pakuks, aga et ta oleks üheskoos Saaremaa alguse maamärk ja teisalt ka, et saaks sinna siis peale ronida 15 meetrit ehk jalgealust ja mis teeb selle masti erakordseks. Eelkõige muidugi ta ajalugu, et see kõrgepingeliinide süsteem ehitati sinna tammiga paralleelselt 64. aastal ja täna ta on maamärgina siis jäetud tänu sellele, et Väikese-Väina selts juba tegelikult 10 aastat tagasi Eleringi poole selle palvega pöördus, et ühel päeval, kui õhuliinid saavad ajaloo prügikasti ja linnuhoiuala siis rändetakistused ja võib-olla ka siis Natura hoiuala inimtekkeline miljöö saaks siis klaariks, et siis Väikese-Väina selts palub seda masti siis taaskasutamiseks omale. Ma natukene sekkun vahele, tähendab, kas nüüd päris omale, aga siin on niimoodi, et need teepoolsed 2 jalga tunduvad tee maa peal katastri piiri järgi, aga need tagajalad, need on RMK aladel ja masti edasine kasutus on ilmselt kavandatud RMK-ga koostöös. Jah, kui tohib lisada, siis see mast on oma asendi poolest ideaalses kohas, et ainult, ja see on viimane võimalus, oleks siis teha platvorm, kus näeb terve hoiuala ulatuses või laiust, mis on siis Suure-Väina hoiuala piiriks kuni Köinastuni, mis on siis Hiiumaa poole vaadates piiriks. Ja Elering on nõus selle omandi üle andma Väikese-Väina seltsile tingimusel, et selle kooskõlastab ära Transpordiamet ja RMK. Väga hea, lähme nüüd järgmisse, et jõuame probleemideni. Ja siin on siis need 2 varianti, ülemine, millest me ennem rääkisime, valla variant ja alumine, kus see mast paikneb täpselt Orissaare tee ristmiku juures, järgmistel slaididel ka rohkem näha, nii et siin ei ole kavandatud ühtegi peatust tee peal nii-öelda huvilistele, vaid mõte on puhtalt selles, et kes tuleb masti külastajaks, siis see sõidab sinna
Õõparklasse ja jalutab sealt 1,5 kilomeetrit teisel pool piiret tee ääres, sama poole peal mastiga, jalutab mastini, selline matkarada. Et seda me näeme ka järgmistele. Põhimõtteliselt on küsimus nagu 2 variandi ohutuse võrdlemises ja vot nendes 2 variandis me näemegi seda liikluse mõju ja ainukene, ütleme, riskipool minu jaoks tundub see, et kui meil leidub selliseid külastajaid või kliente, kes ei lähe parklasse, vaid soovivad sealsamas tee peal peatuda, välja karata ja pilte teha näiteks. Nii, lähme edasi. Jah, ma ei tea, millise pildi juures me neid riske arutame, aga käime need läbi siis. Ja siin on näha siis see mast kohe ristmiku alas. Tõepoolest, nüüd on olemas tõesti see risk, et kui keegi ei taha jalutada oma 1,5 meetrit, vaid sõidab kas sinna üles, 1,5 kilomeetrit, vaid sõidab sinna üles mahasõidule või peatub kusagil Orissaare tee ääres või ka ronib siia ristmiku ala Ohutussaare peale. Tont teda teab, et see risk alati jääb, et keegi segane tee peale jalutab, et kõike välistada ei saa. Nii, lähme. Siin ma püüdsin vaadata katastri piir ja need masti jalad, kus on selgelt näha, et tõepoolest 2 jalga on teemaa peal ja 2 jalga on RMK maadel. Ja nüüd täna on teeprojekteerimisnormides kliimaministri määruses kirjas, et masti kaugus teekatte servast peab olema võrdne selle posti või masti kõrgusega. Nüüd antud juhul see mast meil on tõepoolest määruse kontekstis liiga kõrge, aga määrust rakendatakse uue ehitise suhtes. Antud juhul ei ole tegemist kindlasti mitte uue ehitisega ja siin tekib väike risk, et kui sellele tahetakse mis tahes projekti, siis projekt peaks vastama nõuetele. Aga sellel määrusel on lisaklausel, et seda määrust ei kohaldata valgusti või sidemastidele. Meil ei ole see mast üle 30 meetri ja siia alla mahuksid ka veel teega seotud seadmed või liikluskorraldusvahendid, aga antud juhul Teede Tehnokeskus ja Transpordiamet omavad juba oma vajalikke vahendeid Muhu saarel suhteliselt lähedal ja nendel ei ole täna teadaolevaid huve, et selle masti külge midagi riputada, mis annaks võimaluse seda klauslit kasutada. Lähme edasi. Ja siin on nüüd siis võimalik lahendus AI abil kujutatud, et mismoodi see matkarada 1,5 kilomeetrit võiks välja näha sealt Õõparklast siis kuni mastini. Ilmselt piisavas kauguses teest ja piirdest, et siin ei tohiks nagu seda probleemi olla. Kui hästi see matkarada siis talve üle elaks, ma muidugi päris hästi ei tea, et milline on olnud kõige kõrgem veeseis sellel tammil, aga üldiselt ma arvan, et siin mingisuguseid selliseid üleujutuse momente nagu Pärnu üleujutus oli, nii suuri vast ei ole olnud. Heiki, kas sa tead, kas kunagi on lained ka üle tammi lennanud? Vanadest ajaloopiltidest on seda tõepoolest näha, et on ka üle tammi lennanud ja seetõttu oligi siis järk-järguline läbi sajandi selle tammi laiendamine ja massiivsemaks muutmine ka oluline. Aga selle AI pildi kohta kommenteeriks nii palju, et tõepoolest, kui on head tuuled, siis tõstab Suure väina poolt vee taseme väga kõrgeks, aga samas puhub teiselt poolt Hiiumaa poole lahe tühjaks ja selliseid kõikumisi vastavalt ilmataadi soovile tuleb ette paar korda aastas, aga eks sellepärast ongi plaanitud ja ka inseneride abiga siis välja mõeldud selline lahendus, mis oleks siis riive mõttes nii transpordimaa kui ka hoiuala maa mõttes selline kena kesktee, ehk siis ta seal piiri peal kulgeks,
ai on ta visualiseerinud natuke rohkem siia mulde peale, aga tegelikult ongi seal see pilliroog, kuhu ta saaks siis panna, aga tõesti seal talvel vesi jäätub ära ja et jääd seda teed endaga kaasa ei võtaks, et siis tuleks ta pigem sinna maakivide külge kinnitada. Ehk ära ankurdada, lähme edasi. Jõuame probleemide. Talvel võib ju rüsijääd ka tekkida, ma ei tea, kui palju seda siin tammi juures tekib, aga no, üsna avar nii-öelda tuultele avatud, et teatud juhtudel võib ju see lumi või jää siia ka kuhjuda ja siis ei jää muidugi midagi järgi. Aga lähme edasi. No siin on kõigepealt nagu näha siis vaatetorni asukoht, siis all nurgas on see Õ-parkla ja teine vaatetorn on siis all Neeme otsas. Nii et see on tervik, selline radade tervik ja ma ei tea, kas sa tahad Eiki midagi siin ka lisada. Kas selle Õ-parkla juures on mingisugust teenindust täna ka või see on lihtsalt üks niisugune parkimisplats? See täna on parkimisplats, aga see Õ ja Ö monument on seal õige koha peal ja see on päris populaarne, et sinna juba eos inimesed armastavad pöörata, seal pilti teha ja sellega Saaremaa käiku siis siduda. See on jah, jäme eskiis, aga eks see matkaraja idee on küpsenud tegelikult sellest lähtuvalt, et Ida-Saaremaa oma ja väike väin oma roostunud kallastega ei ole külaliste jaoks atraktiivne ja nagu Lääne-Eestis on Haeskad ja terved külad ja vaatetornid selle niši nagu enda kasuks siis ka tööle pannud, et siis Ida-Saaremaal pole väga palju neid pidepunkte, kus külalised tahaksid jääda ja see annaks siis uue väljaunde selle Natura hoiuala ja linnuhoiuala potentsiaali kasutada ja sellega siis turgutada ka Saaremaa majanduselu ja ma usun, et suht aasta ringi saab sealt vägevaid vaateid. Et... No, ma ütleks siin nüüd juurde seda, et kuna selline Õ ja Ö parkla on seal juba olemas, siis tegelikult me ei saa selle parklaga seonduva osakpöörde või liiklusmõju kanda otseselt nagu selle vaatetorni projekti alla, sest see on juba olemasolev lahendus. Tõsi, meie vaatetorni lahendus tõenäoliselt tõstaks selle külastatavust, selle Õ ja Ö parkla külastatavust. Lähme edasi. Ja siin on nüüd näha, et tegelikult on seal vahepeal täna trosspiire ja hindame probleemide mõttes nagu kolme põhilist: masti tehniline seisund, selle koha pealt kindlasti vajab see mast hooldust, ehk siis see tehnilise seisundi koha pealt on risk, et kas mast ei kuku ümber ja kuida. Nii, et mast ei kuku ümber, aga siin Tehnikaülikooli professor on vaikselt teinud hinnanguid selle putukaväilamasti suhtes, mis on analoogne ja ilmselt ka suhteliselt samas vanuses ja seal on küll järeldatud, et sellist nagu ümberkukkumise riske ei ole, pluss siin on tegemist nagu nurgamastiga, mis on kindlustatud veits paremini kui tavaline liinimast ja milles on nüüd sisulised riskid, ütleme täna see masti tehnilist seisundit, ma arvan, et me ei peaks isegi arutama selle, see on omaette teema, matka sattumine sõiduteele. Tõepoolest, see risk on olemas, sellepärast, et siin on küllalt lai peenar ja auto mahuks siia peenra peale parkima, otsest nagu eraldi keelumärke ei ole, aga nagu me ennem juba rääkisime, siin on äärepidev joon, mis peaks automaatselt keelama üle selle pidevjoone sõitmise. Ehk siis ka see variant, et kui keegi lihtsalt siia peenra peale suvatseb parkida, siis see on juba liikluseeskirjade rikkumine. Nüüd atraktsioon kui selline tõmbab kindlasti tähelepanu, sõltuvalt sellest, mis me sinna kavandame, aga ka linnuvaatlustorn, need kuubikud seal masti otsas on kindlasti vaatamisväärsus. Ja
küllalt tõenäoline, et keegi tahab sellest ka pilti teha, aga ilmselt tuleb siin kasutada siis mingisuguseid selliseid kõigepealt liikluskorraldusvahendeid, mis ütlevad, et siin ei ole peatumise koht ja mis viitavad, et parkla on seal 1,5 kilti kaugemal. Nii palju siit, aga ega mul rohkem selle teema kohta vist ei ole. Veendu, Raul, et järgmine läheb juba teise teemasse. Nii ta vist oli, jah. Aga siis arutame. Heiki veel käsi püsti. Jah, sooviks lisada seda, et see mast on ka insener tase 8 poolt, Erik Peeker käis seda viimati uurimas. Keskpärase nõukogudeaegse kvaliteediga ehitatud mast. 3 meetrit selle altosast on viimase hanke korras tehtud siis korrosioonitõrjet ja värvitud, ta on normaalses seisukorras ja nõuab keskmiselt 1 kord aastas siis ülevaatamist ja suurte tormide järgi kontrollimist. Temaga on selles mõttes kõik okei ja ta ise sealt liiklusesse ei kuku, aga teda saab siis, kui on juba mingi mõte ja projekt, et siis saab ka teda madalamaks tuua ja ka tee poolt siis tagasi kärpida nende ristide võrra sealt, et nagu ikka rauda saab pikale elueale aidata ja siis vastavalt plaanidele ja eesmärkidele siis kujundada. Aitäh! Okei. Aga kuna meie sessioon keskendub liiklusohutuse teemadele, siis jätaks nüüd kõik need muud huvitavad aspektid kõrvale ja püüaks siis arutada natukene seda liiklusohutuse teemat, mis nende mõlema siis idee või atraktsiooniga võiksid kaasneda. Et midagi siin Ain oli juba slaididel ka tõstatanud, aga nüüd on Allaril juba käsi püsti. Ma lihtsalt tahtsin küsida, et liiklusohutuse seisukohast ma kujutan ette, et seal ilmselt ei tule probleemi, kuna see nagu on küll väga populaarne maamärk ilmselt, aga et ikkagi piisavalt tagasihoidlik, et ma ei suuda seal näha õnnetust või häda, aga mul on see küsimus, et kui realistlik on see projekt rahastamise mõttes, et sellele pannakse hästi palju rõhku erinevates ametkondades, aga Heiki, kuidas sa seda hindad, et kas see pigem on nagu tehtav asi või see pigem on see, et see väikse väina selts ikkagi peaks veel seda rahastamise poolt uurima, et me praegult hästi palju pannakse nagu sihukest seda inseneri lähenemist sinna juurde ja poogitakse ja arutatakse, aga et kuidas selle nagu teostatavusega päriselt on? Aga Allar, tead, ma tegelikult just ei tahaks sellest teemast siin rääkida, siin võib muidu heietada kogu selle projekti plaani ära. Lihtsalt sellise ühe kokkuvõtva mõttega, et see on selles mõttes oluline, et nii see liiklusohutus kui erinevad insenerid, kui erinevad ametid panevad väga massiivselt ressurssi, aga kui reaalne see nagu tegelikult on, see on nagu minu... Ma mõistan, minu jaoks hetkel tundub see, et kui valla poole pealt, avaliku sektori poole pealt on oma projekt ja vastuseis sellele, siis see võtab realistlikust kõvasti maha. Kui nüüd valla poole peal oleks sellele positiivne hinnang, siis võiks ju asjal parem jume olla, aga lähme nüüd tagasi järgmise slaidi peale, kus me püüdsime neid võimalikke ohtusid hinnata, et me ei pidurduks praegu selle realistlikkusel, vaid võrdleks neid kahte, sest mulle tundub, et need kaks on selles mõttes teineteist välistavad, et kui vald investeerib oma Saaremaa maamärki, siis nad üsna kindlalt ei ole valmis investeerima midagi sellesse masti poole peale, aga minu
minu meelest on mõistlik need kaks asja kokku tõmmata ja seesama masti kasutus kujundadagi Saaremaa maamärgiks. Ükskõik, kas selle linnuvaatlustornide peal on siis ankrukujutis või mingi kombinatsioon, siin on siis kunstnikul veel, ütleme, töömaa olemas või jätta need ankruosad sinna allapoole nendest linnuvaatlusputkadest. Aga mis sa, Raul, hindad, et mis on veel ohud peale nende asjade? Üks, matkaja sattumine sõiduteele, ma arvan, selle me saame välistada, sellepärast, et meil on tõepoolest matkajate jaoks see matkarada mõeldud siin. Aga jah, juhuslik fotograaf, kes saare peale läheb, siis võib see tõepoolest püüda korraks peatuda ja see peenar on nii parasjagu lai, et ta suudab auto peenra peale panna, aga nii kui ta autost välja tuleb, nii on oht, et see uks sõidetakse minema sealt. Aga natuke vaataks seda suurt pilti siin, et võtsin LKF-i lehe välja ja tänasel väiksel tammil on peamiselt ühte liiki avariisid iga aasta paar tükki, kus siis sõiduk kaldub piirdesse. Ja see on suure tõenäosusega seotud siin sellega, et tamm on keset merd ja siin puhuvad tuuled aeg-ajalt vähe kõvemad ja siis vahetevahel on teega libe ja siis kaldutakse lihtsalt piirdesse nii-öelda trajektoorilt ära. Õnneks ei ole siin olnud otseseid kokkupõrkeid ja see on jällegi seletatav sellega, et suurem osa sellest liiklusest on seotud praamidega ehk ühes suunas liiguvad sõidukid paketis ja teises suunas siis natukene võib-olla hajutatult, et nii-öelda praamile jõuda. Aga selgelt on siin tegemist siis ka sellise kiirustamise faktoriga, kiiruspiirang on 90 nagunii, tegemist on põhimaanteega ja suurem osa siis siin, kes siin sõidavad, ikkagi nende jaoks on nii-öelda siht on kas Kuressaare või siis erinevad sihtkohad Saaremaal või siis, kes teistpidi sõidavad, nende jaoks on võib-olla siis Muhu saare vaatamisväärsused või siis pigem see praam. Ma oletan, et siin see kiirustajate osa on põhiliselt ikkagi sadamasse laevale mine, et nendel on kiire, et praamile jõuda, teistel on juba aega. Kui sa siin oled käinud ja selles kolonnis olnud, siis sa tead, et ka seal kolonnis on neid, kellel on kohutavalt kiire kusagile. Umbes nii, et nagu pärast Saaremaad tuleks veel mingi teine praam kusagil vastu ja põhimõtteliselt neid on ka ju, ega Abrukale saab ka praamiga minna. Et kui sul on kella peale minek, siis võidki võib-olla kiirustada. Kas sel ristmiku alal on midagi konkreetset, seda suuremaks ilmselt ei saa, aga need juhtumid ristmiku alal? Siin on ka nii, et ei ole ristmiku, mis on üsna üllatav, et see Orissaare hargnemine, et siin ei ole midagi märkimisväärset, aga jällegi see tuleneb sellest liikluse iseloomust. Aga nüüd, kui siin mõelda nii üht kui teist seda varianti, siis see, et me tekitame siia uued konfliktid, siis see igal juhul on selles mõttes juba risk. Ja need Saaremaa sildi kaks varianti, siin on praegu üks, siis selles mõttes mina näen seda ikkagi natukene soovmõtlemisena, et meil nii-öelda Kuressaare või Saaremaa poolt tulijale ei ole võimalik või ei ole ette nähtud parklasse sissesõitu. Et reaalsus on see, et inimesed on väga leidlikud ja sa võid siin märkidega keelata pöördeid, mis iganes. Kui tal on tahtmine, ta ei sõida nii-öelda liivani välja, et siis teha seal ümberpööre ja sõita siia parklasse. Et selles mõttes selle lahenduse mina välistaksin kohe. Aga Maanteeameti endapoolne reaktsioon või Transpordiameti endapoolne reaktsioon on siin kõrval slaidil olemas, kus on võrreldud kahte Saaremaa enda varianti, teine oli tagasipöördega ja selle tagasipöördega variandi lasi Transpordiamet ise Marek Lind põhja sellega, et see eeldaks lisaraja, pöörderaja tegemist, et nad ei tahaks nagu tagasipöörajat sinna parklasse, Saaremaa poolt tulijad tagasipöördega parklasse minevas,
Nad ei tahaks selle jaoks sinna lisarada teha, see eeldaks tee laiendamist. See on täiesti arusaadav ja ma arvan, et põhjendatud seisukoht, et tõepoolest, et ka nüüd see vasakpööre, kui see toimuks siin, millegipärast on mul nüüd ühte joonist 2 korda siin lahti, ma tegin kõrval need PDF-e lahti. Võtaks. Ehk siis me jõuame praegu nagu sellele järeldusele, et see alumine variant, ehk siis jah, see on. Aga nii. Ehk siis see on nüüd minu jaoks ka ohtlikum. Jah, et selle saab teha ohutuks või ohutumaks, kui siia teha siis vasakpöörderada ja nii-öelda, et on vasakpöörajast möödasõidu võimalus või siis lihtsalt nagu laiendus. Laiendus sellest möödasõiduks, jah, see on võimendav. Ja, aga et selle mina välistaksin, sest see on soovmõtlemine, see on veel ohtlikum selles mõttes, et siin ei ole isegi nii-öelda ette nähtud vasakpööret, siin tuleb panna siis keelumärk, aga märk inimest ei hoia siin nii-öelda seda pööret tegemas ja see on selgelt nagu suurem risk. Ja see tähendab seda, et siis nii-öelda enam-vähem seisvale või aeglustavale sõidukile sõidetakse siin ühte või teistpidi otsa. Ja kõige hullem on, kui see otsasõit toimub sel hetkel, kui see sõiduk on küljega, ehk siis on igal juhul fataalne tagajärg. Nii et jah, selles mõttes sellise konflikti tekitamine siia on igal juhul risk, arvestades seda liikluspilti ja kiirust ja nüüd, et seda teha nii, et see oleks ohutu. No siis see tähendaks seda, et siin oleks vaja ka füüsiliselt kiiruse alla võtta vähemalt 70 peale, mis on üsna selline nagu tavaline maanteedel, kui on selline konflikt, kus võivad tulla nii-öelda pöörded sisse. 70 tammile võib isegi loogiline olla ka siis, kui suurem tuul on. Aga jah, niisama lihtsalt ainult mingisuguse atraktsiooni pärast hakata kiirust alla võtma, ma päris sama meelt ei ole. Jah, see ongi see sama vastuolu, et põhimaantee selles mõttes ei ole see koht, kuhu panna nagu atraktsiooni ja küsimus on, et kui oluline nagu see selles mõttes on, et kas see atraktsioon peab olema just siin tammi peal ja selle koha peal, ma saan aru, et see on nii-öelda Muhumaa ja Saaremaa valla nagu piir. Aga jällegi, et seda teha nii-öelda ohutult, siis peab selle lahendusega selliselt välja töötama, et see tõesti niimoodi toimiks. Aga ma seda võib-olla rohkem ei kritiseeriks, et selle teise asja puhul teise idee puhul on see, et tõepoolest, et see mast on niivõrd lähedal sellele maanteele lisaks ristmiku peal ja kui ta oleks kaugemal, siis ilmselt nagu see risk oleks väiksem, et kui meil on seesama, kui võtame nüüd kaardi lahti ja vaatame seda suuremat pilti, siis see öötäht on siin pandud kaugemale. Ja see on selles mõttes on see efekt, et ei ole mõtet siia seisma jääda, sa pead nagunii hakkama siis üle maantee sammuma, eks ole, ja minema vähe kaugemale. Siis on lihtsam, et keerame maha ja siin on parkla ka ja selles mõttes on risk nagu väiksem. Nüüd siin, kuna siin ei ole ei parklat ega midagi ja mõte on see, et saaks siia tulla ainult matkarada pidi, siis on väga tõenäoline see, et jällegi leidlikud inimesed peatuvad siin kuskile peenra peale või teisele poole mahasõidule ja siis tipa-tapa kõnnivad siit üle. On jalakäijate konflikt ja veel ridamisi muid konflikte, mis siin tekkima hakkavad, nii et selles mõttes on see ka ikkagi üsna riskantne asi. Et kuidas seda nagu leevendada? Üks variant on tee kaugemale, teine variant on mast kaugemale viia. Siin ei ole kumbagi varianti selles mõttes, et mast on täna sellepärast seal, et ta seal on. Meil nagu, kui me tahame masti kaugemale viia, siis on sellel ettevõtmisel mingisugune miljonine hinnasilt. Nii et see on juba paratamatus. Et ma arvan, et
selline mõte, et masti õnnestuks liigutada või teed õnnestuks liigutada, see on juba torpeedokogu ideele. Noh, seda on muidugi karta ja noh, siin tuleme tagasi selle Allari küsimuse juurde, et ka, mis on teostatavus, aga see teostatavus selgubki see nendest tingimustest, mis tuleks täita, et see oleks ohutu. Pluss noh, muidugi need konstruktiivsed ja kõik muud asjad, eks ole, et mis see projekt maksab, et me ei saa teha nui neljaks mingit asja, sellepärast et on nõusad vahva idee, aga et ta on nagu ohtlik, jällegi ehitusseaduse järgi kõik asjad peavad olema ohutud. Aga nii Allaril kui Heikil on käsi püsti, aga Allaril vist esimesena. Mul tegelikult oli täitsa kogemata. Okei, aga Heiki. Ja ma korra põrkan tagasi keset Väina tammi, et seal suve peale see Väina tamm on väga populaarne. Julgeks tuua paralleeli ristil asuva Soo-Kurega või Soo-Rebane, kui see esimene seal on, teine on Tartu ees. Et siis seal ka tõepoolest isegi Visit Haapsalu kasutab seda vaatamisväärsust siis oma turundamisel. Ja siis, aga et praami pealt tuleb korraga, kui ma ei eksi, suurusjärk 150 sõiduautot. Noh, muidugi, kui rekad on rohkem, siis auto. Ja need kolonnid on seal sageli, noh, ma ei tea, silma järgi siuke 15-20 meetrit piki vahed ja süüdimatult hoiavad kolonni ja siis, kes kiirem on, see siis saab mööda paugutada. Aga et siis minule tekitab see sellist mõttekäiku, et kui seal on 10 parkimiskohta, seal teabevahendi, mille olemust me veel ei tea, augustis alles tuleb ideekonkurss, et siis kui tuleb praami pealt korraga suur hulk sõidukeid ja seal on parkimiskohad juba täis ja kus need üle 47 siis tammi peal kinni peavad, et oma selfie kätte saada. Et siis seal on segadus kindlasti väga palju ja noh, me ei saa kinnitada, et ta tuleb, see huviline tuleb ainult ju kuivastu poolt, kuigi ainult sealt poolt nagu saab, aga kuna ülejäänud tammil asfaldi ja selle laienduse vahel ei ole mingit piiret, siis sealt sõidetakse peale maha kogu aeg ja seal kalamehed ja augipüüdjad ja rannakalurid ja rekkad ööbivad ja seal on sage liiklus, sest see on nii lahe koht, et ainuke koht ka, kus vee äärde saab. Ja nüüd selle, mis Orissaare nurgamasti juurde puutub, et siis seal on, nagu näete, see jalgrattarada, kus kohas eelmine Street View just näitas, aga et seal on siis see taristu harjumuspärane inimestel, et see mast on seal kogu aeg olnud. Kui me anname talle mingi visuaali ja praktilise kasutuse, et siis kindlasti see ongi ju ka, et inimesed seda märkaks, aga tema asukohta tänu sellele ei ole võimalik muuta ega teda ümber tõsta kuskile, kuna selle transpordimaa kõrval on kohe Natura hoiuala ja Keskkonnaamet on väga paindumatu sinna isegi linnu väikest vaatluse onnikest ei lubata panna Tillunile kaldale, kuna see on ehituskeeluvöönd. Et siis selles mõttes on 2 varianti, et kas see mast demonteeritakse või me mõtleme välja ohutu viisi, kuidas teda siis kasutada saarlaste hüvanguks ja turundamiseks. Samas kohas. Just samas kohas ainult, jah, ei saa 2 meetrit ka liigutada, selle koha pealt on juba info käes ja ametkondadega suheldud. Ja teisel pool see on näiteks üks vanast ajast suur Coopi reklaam, see Sirge Kriips, mis on seal Orissaare pool servaseks. Ja selle kaugus katendist on 14 meetrit, eile just käisin seal huvi pärast vaatamas neid asju ja selle reklaami eesmärk on ju ka inimeste tähelepanu püüda ja see on ka 90 ala kuni siis sinna kus see kurv nagu suurema kaare teeb, et siis sealt hakkab 70 ala ja seal tammi peal teatavasti 12 meetrit siis katendist võib tõmmata mingeid aagiseid, seal vahest on kasutatud seda võimalust, et reklaamitakse ja enne valimisi on seal isegi esimese ilmasõja tank olnud mõne valimisloosungiga, et siis neid tähelepanu püüdjaid sinna tammile paigutada pole keelatud.
ja nagu see siis ohutusala on, aga siis jah, õnnetuseks selle masti üks jalg on 2 meetrit jämedalt siis selles keskteeles 15 meetri selles transpordimaas sees. Aitäh! Jah, väga hea. Aga nüüd me joonistame ohutu lahenduse ka. Et kuigi tõenäoliselt see liiklejatele, kes siit tahaks pigem kiiresti läbi sõita, kõige rohkem ei meeldi, siis tegelikult võiks siin olla lahenduseks üks sükene ringikene, mis tähendab seda, et me selle tee toome siia peale, Orissaare otsa siia ja Kuressaare otsa siia ja siia teeme nüüd väikse külastuskeskuse. Ja siis, mida veel võib mõelda, on see, et tegelikult tammi peal tõepoolest, nagu Eiki õigesti rääkis, et see situatsioon on täna seal selline, et siit sõidetakse enam-vähem kohalikud kalamehed ja kõik muud tegelinskid käivad siin tammi peal toimetamas, lasevad paati vette ja püüavad niisama kala. Ja tegelikult see tamm on ju igavesti lai. Ja mida võiks mõelda on see, et nendele inimestele, kes siin toimetavad, võiks olla selline kohalik väiksem kitsam tee, mis oleks ka rattateena kasutatav, sest eelmisel suvel ma sõitsin rattaga siin seda sama peenart pidi, mis siin ei ole isegi mitte peenar, vaid see on täiesti rattarajana rattatee märgiga tähistatud, ainult ratturitele mõeldud. Et päris ohtlik oleks see, et kui keegi näiteks siin nüüd teeks vasakpööret ja siis selle vasakpööre taustal on näiteks kuskil jalgrattur liigub ja siis keegi teeb hoopiski paremalt poolt mööda sõitu. Et selliseid olukordi võiks siin täitsa tekkida. Aga nüüd tõesti, et siia tekiks selline ajaviitetee, kus oleks meil võimalik sõita rattaga või tulla oma paadikäruga, vaadata Saaremaa silti, mis iganes, ja sellele teele võiks peale saata nii Saaremaa poolt otsast kui ka siis muu poolt otsast. Ehk siis räägime siit mingist sellisest ühendusteest, kus oleks võimalik minna selle tammi peale aega viitma. Kusjuures ei pea tingimata asfalt olema? Ei pea sugugi mitte olema asfalt, et võib olla midagi kruusalaadset, aga lihtsalt selline, ja ta ei pea olema ka 2 auto laiune, seal võivad olla väiksed möödasõidutaskud, mis iganes, aga et lahendadagi tervikuna ära kogu see turismiprobleem siin, huvi kalameeste ja nii edasi, linnuvaatlejate ja kes iganes siin võivad olla, ja selline väikene liikluse rahustamine ei tee ka paha sinna sellele trassil liikujatele, et niimoodi võiks asjale läheneda, et siis saaks asjad teostatud küll. Okei, tundub, et me saame sellele teemale hetkel joone alla tõmmata ja minna edasi nii palju, kui meil 10 minutit aega on, rääkida kergliiklusest. Heiki, äkki viimane kommentaar, käsi püsti. Jah, et selle ühe slaidi peal oli Warren Safety koostatud liikluslahenduse pakkumine selleks puhuks, et tamm saab lisatähelepanu, et selle kohta nüüd kahjuks jäi teie kommentaar andmata, et kas see on adekvaatne või on ka ettepanekuid selles osas midagi? Minu jaoks on adekvaatne. Mina ainukese asjana, mis ma siin mõtleks selle peale, see tegelikult see alumne pilt ongi. Et mina mõtleks selle peale, et selle masti lähialas ma kasutaks trosspiirde asemel korralikku piiret. Väga õige, aitäh. Rohkem ma siin, jah. Mulle jäi see skeem natuke arusaamatuks, siin on nagu ajutiste märkidena või lihtsalt hoiatused, et mingisugune nagu maha sõit siia panna, et ma väga ei kiidaks seda selles mõttes, et ei.
Ma saan aru, et see hoiatus on vasakul pool olevale ristmikule, Orissaare ristmikule, et siin ei ole mahasõitu mõeldud. Siin ei ole mitte mingit ühendust mõeldud sellele. Selge. Jah, ohtlik ristmik on lihtsalt välja toodud ja keskelt see saar, see kolmnurkne ala, et seal, kuidas härra Kendra nimetaski neid punaseid postikesi, et vist oli isegi seal peatumise juureks, peatujate vältimiseks siis kasutatud neid Sa mõtlesid praegu dildooriumit kolmnurga ääristamiseks. Ma ei tahtnud ise ütelda välja seda tõesti, jah. Okei, aga tõesti nüüd on aega nii palju läinud, et võtame järgmise teema, mis on vägagi aktuaalne siin viimasel ajal ja oli üks väga raske avarii, kus siis 12-aastane tüdruk sellise kiiremat sorti mopeedilaadse tõuksiga siis kukkus või kusagil otsa sõitis, nii et koljuluu murd ja 2 päeva koomas, aga õnneks, kui niimoodi võib öelda, siis ikkagi jääb elama ja loodetavasti taastub sellest, aga pikka aega on siis elektritõukuritest räägitud, alates sellest siis, kui nad tänavatel ilmusid ja eelkõige siis nende rendi tõuksidena, mida igalt poolt võtta saab ja siis teha nii-öelda viimase miili sõitu. Aga täna on siis järjest enam hakanud levima sellised kiired isendid, mida seadus ei tunnista nii-öelda selliseks jalgratta kategoorias olevaks sõidukiks. Et Eesti on nüüd selles mõttes üks erandlik koht, kus 2020 aastast on liiklusseaduses selline, kuidas nüüd öelda, tobe mõiste, kergliikur, mis siis siin kõrval kirjas on. Et seda mõistet ei oleks pidanud mitte kunagi siia seadusesse tulema, mis oli nagu väga valedel alustel siia pandud ja oli mitte vajalik ja seda sai tookord ka siis 2019 aastal portaalis kirjutatud, miks see nii on. Aga et see, et tegemist on ühte tüüpi sõidukiga, millel ei ole istet, on selles mõttes nagu ebaoluline, et kõik sõidukid selles mõttes on meil täna ja on kogu aeg olnud liigitatud juba, tuleb lihtsalt asjale otsa vaadata ja aru saada, millega on tegemist. Teistes riikides ei ole peetud vajalikuks sellist lisamõistet tekitada. Kogu aeg on Skandinaavia spetsialistid öelnud, et kuni 25 kilomeetrit tunnis liikuv siis elektriline tõukeratas on sama, mis on jalgratas või pedelek ehk siis elektrimootori, abimootoriga jalgratas, mis liigub siis, kui väntad ja elekter aitab kaasa. Et kõik renditõuksid lähevad sellesse kategooriasse ja võiksid rahulikult olla siis nii-öelda jalgratta nime all. Aga kui me läheme üle selle kiiruse 25, siis hakkab liigitus langema mopeedide alla ja täna on meil siis teada, et on neid väga võimsaid tõukse, millel sisuliselt puudub kiiruspiirang, et need sõidavad 50, 70, ka 90 kilomeetrit tunnis, mis on nagu täiesti hullumeelne. Ja nendega liigutakse avalikel teedel. Politsei on hakanud nüüd järjest tegelema nendega, neid nii-öelda koolide juures, kuna enamuses neid kasutavad kooliõpilased, aga ilmselt on ka ikkagi täiskasvanuid, kes kasutavad nii-öelda pikemate vahemaade peal siis nii-öelda kommuutimiseks neid. Siis tegelikult jah, need on tõsine probleem ja ka see sama avarii, see 12-aastane tüdruk sõitis siis ühe sellise mudeliga, mis oli
sõitis oluliselt kiiremini, et avarii hetkel 55 kilomeetrit tunnis, nii et pole ime, et selline raske tagajärg oli. Et kui me nüüd räägime riskidest, siis ongi nii, et sisuliselt kõigi nende väikeste ratastega, tõuksidega on vigastusrisk vägagi reaalne. Et kuna ja see risk tuleneb puudulikust infrastruktuurist, kuna sõidetakse kõnniteedel, vähestel rattateedel, siis jalg- ja rattateedel, kus on palju erinevaid takistusi, on äärekive, nii edasi, siis nendesse kipuvad need sõidukid kinni jääma. Et peab olema parasjagu osavust. Ma ise olen õppinud nii-öelda esiratast tõstma üle äärekivide sõitmisel ja tegema sellist nii-öelda liigutust, et ma ise kallutan ennast tahapoole ja et ei teki sellist olukorda, et see nii-öelda ma jään sinna äärekivisse kinni. Aga kui sa oled algaja ja pole kogemust, siis kipuvad sellised avariid tekkima. Ja teine asi, et ta ei ole selliselt stabiilne nagu jalgratas, kus nii-öelda Coriolis'e efektiga põhimõtteliselt jalgratas, mida kiiremini sa sõidad, seda paremini ta ise tasakaalu hoiab, et sa võid ka käed lahti sõita. Tõuksiga ei ole see võimalik. Ka ühe käega sõitmine on väga-väga keeruline, et vajab omajagu harjutamist ja kui inimene esimest korda proovib nii-öelda käe lahti lasta, siis see võib olla üsna ehmatav. Aga jah, et kuni 25 kilomeetrit tunnis on tõenäoliselt siiski kerged ja kuni rasked vigastused sõltuvad sellest, et kuhu sa siis maandud ja millega sa kokku põrkad. Ja muidugi teatav risk on siis ka see, et võib ka jalakäijale otsa sõita ja jalakäijale viga teha. Kuid jah, sellisel kiirusel fataalne risk on pigem vähetõenäoline, et siis tõesti pead kukkuma mingi väga terava eseme otsa, mis sind läbistab või midagi, et meie nii-öelda avalikus ruumis miski ei ole välistatud, aga pigem jah, selliseid sündmuseid ei tea. Aga jah, vigastusi on ja me teame, et palju siis sõidetakse ka eriti nädalavahetustel öisel ajal purjus peaga nende tõuksidega ja siis kipub juhtuma rohkem. Aga kui me räägime nüüd suurematest kiirustest, siis või ka ütleme selle väikse kiirusega, siis see fataalne risk ikkagi tuleb kokkupõrkel mootorsõidukiga. Ehk selleks on vaja nii-öelda teist suuremat, kiiremat osapoolt, et tagajärg oleks fataalne. Aga kui me läheme ülegi 25 kilomeetri tunnis, siis hakkavad tulema juba fataalsed riskid ja selleks, et neid riske siis vähendada, tuleks kasutada mootorratturi turvavarustust, mida tegelikult ka on näha, et need, kes sõidavad nende väga kiiretega, nad reeglina ikkagi kasutavad sellist mootorratturi kiivrit, millel on ka lõuakaitse, klaasid ja ma ise olen ka näinud, et väga palju kasutatakse ka ikkagi riietust, kus on siis küünarnuki, põlve ja võib-olla puusa kaitsmed, mis minu arust on väga mõistlik, et pigem jah, selle tõuksi peal see nii-öelda kukkumisest tulenev nii-öelda risk on oluliselt suurem kui näiteks mootorrattal, millega ma ka aeg-ajalt sõidan, et see on nagu tuntav nagu vahe, et kui me räägime riskidest. Et jah, ja see, mis tegelikult tapab ja mida paljud tahavad ikkagi eitada, et ei, see ei ole niimoodi, et kiirus ikka ei tapa, siis tegelikult jah, selleks, et saada kiiruse järsku muutust, on vaja suuremat kiirust. Nii et selles mõttes ikkagi kiirus tapab ja need väga kiired tõuksid on ohtlikud. Ja kui me nüüd vaatame eelmise aasta statistikat, mis oli nii suures pildis nagu ju üle pika aja selline positiivne, siis sinna statistikasse sattus nüüd ühe tõuksi hukkumine ja me näeme, et sellele aitas kaasa siis kokkupõrge kaubikuga.
et ei ole nii-öelda, kuigi räägitakse väga palju seda, et tõukurid saavad vigastusi ja koormavad meil meditsiiniasutusi, EMO-d, siis selleks jah, et saada nii-öelda fataalset tagajärge, on vaja ikkagi ohustatud liiklejale seda nii-öelda ohustajat, kes tegelikult selle tagajärje põhjustab. Ja seda see oli nüüd esimene kord, kui vist Transpordiamet sellise maatriksi kujul esitas. Nad küll need nii-öelda pehmendatud versiooni ehk siis nimetasid siin vasakus servas siis hukkunu rolli ja teisel pool teise osapoole. Kui me vaatame, kuidas Hollandis seda esitatakse, siis on see pigem nii, et on hukkunu ja teisel pool on siis see, kes oli nii-öelda see ohustaja. Et me peame liikluses ikka jätkuvalt selles mõttes vaatama seda, et kus on tegelik oht. Aga jah, tõuksi puhul tõukurile iseendale ohuks on suur kiirus. Ja kui me räägime seda, et siis kus ja kuidas tõuksidega üldse nagu peaks liiklema, siis kui ma 2019 kirjutasin selle seaduse kohta nii-öelda kriitilise artikli ja tõin välja nagu kõik olulisemad mõisted ja et millised liiklejad meil üldse on ja millised on need keskkonnad, kus siis liiklejad liiklevad, ja siis tegelikult on 2 gruppi meil. Ja me kõik oleme jalakäijad, aga vahetevahel oleme ka sõidukijuhid ja mitte kõik ei ole sõidukijuhid, sest kõigil inimestel ei ole võimalik juhtida erinevatel põhjustel. Kas ei ole see füüsiliselt või mingil muul põhjusel võimalik või siis ei ole selleks vastavat õigust. Aga juhid siis jagunevad jalgratturiteks, mopeedijuhtideks, motorratturiteks, autojuhtideks, on bussijuhid, trammijuhid, aga lisaks on veel selline kategooria nagu reisija, kes siis kulgeb kaasa sõiduvahendil. Nagu me teame, siis sellel kuulsal kergliikuril, mis meil seadusesse on defineeritud, on öeldud, et see on ette nähtud ühe isiku vedamiseks. Mis tähendab, et lisaks juhile võiks nagu reisija olla, samas nii politsei kui ka siis ametnikud räägivad, et tõuksil võiks olla nagu üks inimene. Aga definitsioon annab mõista midagi muud. Ja kui me räägime nüüd jah siis sellest, et kus võiks tõuksiga liikuda, siis selgitus on väga lihtne, et kuigi meie seadus ütleb, et ka jalgteel ja kõnniteel võib elektritõuksiga sõita, siis see on nagu väga-väga halb mõte ja väga halb erisus, mis Eestis on kehtestatud, mis tuleks tagasi pöörata. Miks see sellisena kehtestati, oli see nii-öelda autojuhtidest seadusekirjutajate mure, et tõuksid satuvad tee peal neile ette ja siis nad on seal ohustatud. Nii et selle asemel, et tegeleda selle päris ohuga, siis lükati tõuksid kõnniteele ja tekitati sealt hoopis terve rida muid ohtusid. Et esmane koht siis jah, mikroliikuritel, mille hulka elektrilised tõukerattad peaksid kuuluma, on siis jalgrattatee või rada ja võiks sellel liikuda kuni 25 kilomeetrit tunnis. Kui me räägime mopeedidest ehk siis isenditest, mis liiguvad kiiremini kui 25 kilomeetrit, siis on tema koht sõiduteel, mitte jalgrattateel ja päris kindlasti mitte jalgteel või kõnniteel, kus neid paraku täna ka väga palju näeb liiklemas. Et jah, nii, kui me liigume üle 25 kilomeetri tunnis, siis tuleks sõiduk registreerida, saada tüübi kinnitus, kui seda ei ole, kasutada vastavat turvavarustust ja siis võiks sõiduteedel liikuda, näidata suunda ja nii edasi. Aga kuhu jällegi sellised liikurid siis peaks sattuma, on jällegi sellised kiirteed. Meil täna ei ole Eestis ühtegi nii-öelda kiirtee režiimi kehtestatud, kuid meil on kiirtee tunnustega 4-rajalised maanteed, Kose-Mäo lõik
ja on mõningasi veel, kus ei ole nii-öelda samatasandilisi ristmikke, on nii-öelda piiratud juurdepääsuga, ei ole mahasõite ja nii edasi. Et sellistel Tallinna lõikudel, ringtee. jah, Ain, Tallinna ringtee näiteks. Tallinna ringtee, seesama, kust me sessiooni alustasime siis sellest avariist, kus traktor jäi rekkale ette. Aga seal on Jah. ka jalgratturid. Samamoodi ka jalgrattaga on väga ohtlik sõita sellise tee peal, kus on väga tihe ja kiire siis mootorsõidukite voog. Kiiruste erinevus on suur, massi erinevus on suur, et sinna nagu ei oleks asja. Aga erinevad ringteest, näiteks Kosemäo lõigul on olemas paralleelne vana maantee, ehk see lahendus tegelikult on teede võrgus, mis peab olema hierarhiline. Ja kui meil on selline piiratud juurdepääsuga kiirtee moodi tee, siis sellel peab olema mitmes aspektis vajalik nii-öelda kohalik paralleelne tee, mis tagab nii-öelda juurdepääsut maakasutusele, mis tagab ühistranspordi liikumise, mis tagab aeglaste sõidukite liikumise, jalakäijate, ratturite ja nii edasi. Ja Ain oli pannud siia veel ühe slaidi just värskelt kaitstud magistritööst, et kus käsitleti ka siis nii-öelda Tallinna linna kontekstis siin vist seda liikumist. Ain, kas sa kiiresti kommenteerid, et meil aeg on päris mitu minutit üle läinud? No kiire kommentaar on see, et lahenduseks nähakse ette, et tuleb ikkagi need liiklejad väga selgelt eristada ja kogu see kergliikluse pool eraldusriba sõidudest, siin on 75 senti, kõigist joonistest jookseb see läbi ja et oleks, tähendab ka magistraalide puhul need tee ületamised võimalikult lühikese tee ületusega. No siin on põhimõtteliselt nagu vastuolulised nõuded ja minu isiklik hinnang on see, et me peaksime magistraalidelt hoopistükkis kergliikluse eemale viima, aga samal ajal kaitsti ka üks lõputöö, millega soovitati Kadaka puiestee sõidukite liiklus lahutada ühesuunalisena, nii et Kadakasse jätta kahe suuna peale kergliiklus ja üks suund siis autoliiklusele, siis Pääskülast Mustamäe poole, aga Mustamäe Pääsküla poole viia Päikese puiesteele paralleelsele, kus on ruumi nagu rohkem. Minu jaoks tekitab tõsise küsimuse, et miks me peame need jalgrattad suruma sinna Kadaka puiesteele, kui on meil olemas paralleelne trass. Aga vastus oli see, et jalgrattale tuleb kõige lühem tee tagada. Minu meelest see on väga pime seisukoht. See ei ole päris niimoodi, et kui me räägime linnalisest liiklusest, siis Kopenhaageni printsiip peaks olema teada kõigil planeerijatel, et jalgsi ja rattaga võimalikult otse, kvartalitest läbipääsud, nii edasi, ja siis ka ühistransport võimalikult otsene, aga mootorsõidukiga, kus sa ei pea nii-öelda oma kondiauru kasutama, siis on võimalik ka sõita ringi ja seesama Kadaka puiestee oli meil siin peaaegu 2 aastat, 1,5 aastat kinni, kui seal seda viadukti uut silda ehitati, siis liiklus põhimõtteliselt toimis, mingit suuremat katastroofi ei olnud, vähemalt mitte sellist, mis nagu täna Paldiski maantee hipodroomi ristmikul iga päev uudistes on ja Tebelaki uudistes ka. Et ei tea, et Tebelak oleks sellest Kadaka puiesteest mingit lugu teinud, aga rattaga oli väga hea siis sõita seal ja ilmselt ka kohalikud inimesed, kes elavad seal Kadaka puiestee ääres, olid üsna rahul selle ajaga. See vist oli viimane slaid või? Jah, Allar tahtis veel midagi sekkuda. Ja ei, selle hipodroomi osas tahaks öelda, et ma ei ole viimase 7 aasta jooksul, ma arvan, nii rahulikult saanud hommikul laagrist Pekkeri sadamasse või Pekkeri sadamast
tagasi Harku poole, kui praegult selle ehituse ajal on, et meil mure oli ka, et mis saab, et peame teenindama ühte asfalditehast Tabasalus on just Aristoni oma ja seal on siis selle ehitusega seoses siuke kokkuvõte, et kui varem autod tegid 6 reisi päevas, siis täna nad teevad 7. Et see rohkede pealaki uudis oli väga lahe, aga reaalsus on see, et selle ristmiku läbilaskevõime seoses selle ehitustegevusega on nagu suurenenud. See on väga hästi seletatav, sest ristmiku läbimine sikaanidega on aeglasem ja see tagab tegelikult suurema läbilaskuse kui Vaidlen kohe vastu, siin on taga hoopis see, et rahvas teab, et hipodroomis on jama ja selle tõttu leitakse teisi teid, püütakse seda vältida, et kui me peaksime sinna mingid loendurid peale panema, siis selgub, et tegelikult on liiklus seal oluliselt vähem praegu ja tänu sellele mahub sealt ka rahulikumalt läbi. Ja tõenäoliselt jah, et aga igal juhul positiivne areng nagu minu jaoks. Aga see näitabki seda, et see liiklus on selline nii-öelda ressursielastne, et kui sa lood võimaluse, siis ta täitub ja kui sa selle võimaluse võtad ära, siis selgub, et ei olnudki vaja sõita, sealt saab ka teistmoodi hakkama. Nii et linnatänavad broneerimisel nii-öelda selline prognoosipõhine ja liikluse kasvatamise põhimõte on nagu natuke vale, et seda me juba teame, aga tuleme siia tagasi, et Ainil oli siin slaid siis ka sellest nii-öelda statistika poolest, et mis veel nendesse tõukuritesse puutub siis ja ka jalgratturitesse ja jalakäijatesse, et väga palju on nii-öelda alaraporteerimist, et me ei tea üldse kõiki juhtumeid. Inimesel võib olla ka selles mõttes häbi, et kukkusin ja sain viga. Ta ei pruugi ka arstile öelda, et ta sai just sellisel viisil viga, kuna ta oli ise võib-olla natuke rumal, kasutas kiiret tõuksi, ei olnud turvavarustust, nii edasi. Aga teine teema on jah, see üldse see statistika pool, et kui palju siis me teame rasketest vigastustest, kuna meil ei ole täna see nii-öelda meditsiini infosüsteem ja avariide registreerimine nii-öelda omavahel selles mõttes ühendatud, ei ole võimalik siduda selle raskusastet tegelikult konkreetse juhtumiga, nii et see on meil väga pikka aega teada olnud probleem. Nii palju siis sellest. Jah, et lõpuks on küsimus, et kes vastutab. Siin tõukside puhul on täna see, et on hea, et politsei tegeleb nüüd mingisugust järjekordset küsitava väärtusega seadusemuudatust jälle tehakse ja siin Tallinna linnapeade algatusel mingeid kiivrinõudeid ja neid asju nendele renditõuksidele, mis tegelikult on teatav osa probleemist, aga mitte see kõige suurem ja ohtlikum osa probleemist. Aga kui me räägime nüüd nendest eratõuksidest, mis peaksid kuuluma mopeedide või mootorrataste kategooriasse, siis nende puhul on küsimus, et kas lapsevanemad nagu aduvad, mida nad oma järglastele hangivad. Pean nagu vähem tõenäoliseks seda, et nüüd lapsed ise omavad selliseid vahendeid, et lihtsalt lähevad ja ostavad, et nad peavad ikka vanemate käest saama selle raha, et endale selliseid mitme tuhande euroseid väljaminekuid lubada. Ja teine küsimus on, et müüjad, et kui automüüja ikkagi registreerib su auto ära ja sõidukid, kui need uus mudel tuleb turule, siis tehakse tüübikinnitused ja
on teada, et tegemist on nii-öelda nõuetele vastava sõidukiga, mis kategooriaga nii edasi, et nende tõukside puhul täna müüja võib-olla ütleb midagi, et kuule, ära sa nii tee, mine sõida õue peale, ära avalikule teele mine, aga noh, tegelikkus on meil natukene teine. Allar. No mul seal tekib see küsimus, et see turule laskmine, et viimasel nädalal on kokku puutunud, et killustiku turule laskmise eest vastutab meil Eestis TTJA, tuleb välja, ehkki Transpordiamet seda isegi ei tea. Et kuidas siis on nagu selle tõuksiga, et kas see on nagu koht, kus TTJA peaks kuidagi hakkama rohkem ennast liigutama või kuidas see olla võiks, et mingi turukontroll ju peaks olema, et kui sa müüd seda, just täpselt see müüja vastutus, et jah, ühtepidi TTJA ütleb, et kui tal on see CERT olemas, et andke minna, aga teistpidi on see, et see CERT ju ütleb ära, kui kiiresti ta sõidab, kui võimas ta on, kõik asjad, et kas mitte ei ole nagu siis kivi TTJA hakkab saada? Ühelt poolt on, aga TTJA nii-öelda valdkonnas ei ole sõiduki ohutust, et sellega tegeleb Transpordiamet. Et see on ju meil täna kõik Transpordiameti apluaa. Ohtlikud tooted. Ja, nojah, selles mõttes on ta küll, jah. Aga mida see CE-märgis iseenesest tähendab, praegu näidatakse seal heal juhul väikses kirjas all, et sellega ei tohi avalikel teedel sõita pohlad. Sõida põllu peal. Jaa, kinnisel alal sa võid ju teha mida iganes, et oma õue peal, aga no näed, sa siin on 3-rattaline tõukeratas on ohtliku asja registris, tooteregistris. Aga see on mingi laste asi. Ühtegi tõuksi seal nagu ei ole, või seda mikroliikurit elektriga. Ilmselt mitte, jah. Pigem on siin valdavalt mänguasjad, et see on ka niisugune lapse mänguasi, mitte päris sõiduk, et siin tõenäoliselt on siis mingi nõrk detail või mingi asi, mis teeb viga lapsele, et sellepärast on ta siia sattunud. Ma võib-olla siis tõmbaks kokku tänase, et väga tore on teiega vestelda, aga mul on üks selle liiklusohutus chati siuke eluline küsimus, et ikkagi tahaks seda küsida, et kas peaks mitte Transpordiameti, vaid Esteli poole pöörduma ja Tarmoga rääkima ja reklaamima seda meie suhtlusvormi siin, et ma olen kindel, et inimesi tuleks kuulama juurde. Täna jah, väga spetsiifilised teemad, samas oleks võinud olla mõni inimene võib-olla nagu rohkem. Et olen rääkinud Tarmoga, ta ei ole vastumeelt avaldanud, aga ei ole võtnud endale ka seda rolli, et minna tema juurde ja seda Rauli lapsukest kohe kuskile nagu üles soovitada. Ehkki ma arvan, et see võiks olla ikkagi nagu hea. No ma tunnetan lihtsalt seda, et inimesed soovivad rääkida vabas õhkkonnas ja tegeleda aktuaalsete teemadega väljaspool mingeid raame, mis praegult Estel pakub. Estelil on need töögrupid ja erinevad siuksed asjad, aga seal spetsialistid on küll koos, aga see on selline ikkagi nagu kuskil raamides rääkimine. Mulle tundub, et see meie suhtluskanal oleks selline asi, mis pakuks huvi ja millest võiks olla kasu kogu teede ja ohutuse alale. Selles mõttes on ju
Teams on valla, kõik võivad osaleda, keda huvitab, et reklaamida võib, aga just nagu sa ütlesid, et ei taha siia sellist nii-öelda ametlikku formaati või sellist, et järsku ühel hetkel ei või midagi rääkida. Et sa pead hakkama sõnu valima, et me täna ikkagi oleme sellised nii-öelda püüame natukene raputada. Aga samas ma saan aru, et ehitajad ja vedajad, tegelikult me saaks vedajate poole peale ka rääkida, tähendab, et me saame ju käsitleda neid probleeme, mis on liikluse probleemid ja mis tulevad vedajatelt välja. Absoluutselt, et kui vedajatel on mingid teemad tõstatada, mida arutada, mis neid nii-öelda muret tekitavad liiklusohutuse mõttes, siis igatahes kõik, mis liiklusohutust puudutab ja lohutamist tahab, kuuluks nagu siia foorumisse, jah. Selge, siis ma võtan selle suuna praegu ette, ma saan sellega ise midagi ära teha. Okei. Kuulge, aga aitäh, täna me läksime päris pikalt üle, järgmistel kordadel püüame siis paremini aega planeerida või vähem teemasid ette võtta korraga. Aitäh teile kõigile osalemast ja lohutamiseni. Lohutamiseni. Suur aitäh kõigile.